tere, mina olen Täne Laul ning täna räägime sulle lövi tähtkujust. Kas sa teadsid seda, et lövid on sündinud alates 23. juulist kuni 22. augustini? Kui sinu sünnikuupäev jääb sinna ajavahemikku, mis tähendab seda, et sa oled lövi tähtkujust sündinud. See tähendab seda, et sa oled loomu poolest optimistlik, positiivne, sinu jaoks on hästi oluline, et seltskond sinu ümber oleks alati rõõmsameelne ja sul oleks hea olla nendega koos. Kui kellegil sinu ümber on halb olla või ta on kuidagi tujust ära, siis sina oled see, kes märkab seda võimalikult kiiresti ning see ei anna sulle rahu ning sa soovid tegelikult seda kiiresti seda olukorda ära lahendada ehk siis anda talle head tuju edasi, tõsta tema meeleolu või aidata teda kuidagi. See on sinu sees olev jõud, mida tuleks alati rakendada, sest et ka sinu üks missioonidest, miks sa lövina oled sündinud, on ka teiste inimeste abistamine läbi oma kohaloleku, läbi positiivsuse, läbi rõõmsameelsuse. Nii et seda rõõmsameelsust väga palju ma soovitan edasi anda ja kinkida teistele inimestele ja mitte kunagi jätta siis kedagi siis seltskonnast välja, vaid alati haarata ta endaga kaasa, sa täidad sellega enda elu ülesannet ja sul endal on niimoodi kordades parem olla. Sinu kaitsvaks kristalliks on bronsiit ja bronsiit aitab ka sul tööalaselt väga edukas olla, aitab sul tööalaselt leida uue või õige suuna ülesse. Kui sa otsid tööd, siis bronsiit on ülimalt kasulik. Kui sa ei ole päris kindel selles, millist tööd sa sooviksid teha, siis bronsiit aitab sul fokusseerida enda intuitsiooni selles suunas, et sa leiaksid selle vastuse ülesse. Sellepärast ma soovitan kindlasti sul bronsiiti kasutada või kanda. Kui sa soovid siis enda siis missioonini jõuda või enda erialani jõuda, kus siis kõige paremini sa saaksid ennast tunda ja oleksid kõige võimekam siis tööalaselt, et mis seal, kus on sinu potentsiaal, selle bronsiit toob tegelikult esile. Lövina sa oled enesekindel, sa oled hästi julge ja kui see julgus või enesekindlus on kuidagi kadunud sinu seest, siis võib olla see sellest, et sinu energeetikas on liialt palju stressi, sellepärast et iseenesest lövi võiks olla enesekindel ja julge, kuna tähtkuju energeetika annab seda tema aura välja tema sündides nii või naa. Ja kui sa oled selle näiteks ära kaotanud, siis bronsiit aitab ka selle energeetika tasakaalu siis viia. Lövina, sul on hästi oluline see, et inimesed oleksid sinuga ausad ja nad ei valetaks sulle. Sa absoluutselt ei salli seda, kui keegi annab valet informatsiooni välja või siis jätab midagi siis sulle siis olulist rääkimata. See ajab sind väga-väga endast välja. Selle asemel, et endast välja minna, tuleks tegelikult nende inimestega siis rääkida ja öelda nendele, et see on sinu jaoks äärmiselt oluline ja nad oskaksid sind austada. Sa suudad väga suurt vaimset koormust kanda, et see tuleb sellest, et sinu tähtkuju põhielemendiks on päike ja päike annab jõudu sulle, päike annab sulle vastupidavust, päike annab sulle kogu selle energia, millega siis tööd teha, tundida viis, millegisse rakendada, olla sihikindel, et see töö tegemise jõud ja vägi tuleb päikeselt. Ja kui sa oled näiteks selle ära kaadanud mingil põhjusel, siis päikesekivi aitab seda tasakaalustada ja taastada. Päikesekivi on üksnes ka sinu rahaõnne kristall ja külluse kristall üleüldiselt sinu soovide ja unistuste teele saatja, ehk siis päikesekivi ma soovitan kindlasti kanda, et tuua enda ellu siis rohkem küllust ja positiivsust ja päikeselisust. Kui sa oled enda rõõmsumeelsuse kuidagi tahaplaanile jätnud, siis päikesekivi toob selle uuesti esile, sest et loomulik on lövil olla rõõmsameel, loomulik on lövil olla esineja, eestvedaja. On ka neid lövisi, kellele esineda ei meeldi, aga nendel lövidel on ilmselgelt on kas numeroloogias või siis mingisugune astroloogiline näitaja on siis natukene domineerivam, et see on selle energia ära võtnud, aga enamus lövid ikkagi on sellised, kellele meeldib olla rahva ees nähtud, sotsiaalne, et inimesed temaga suhtleksid. Kui sa oled lövi, siis see suhtlus on sinu jaoks äärmiselt oluline. Kõik teised tähtkujud näevad lövi tegelikult äärmiselt sotsiaalse isikuna ja nendele meeldib tegelikult lövi seltskonnas, sest et iga kord, kui lövi on seltskonnas, siis teised tähtkujud
saavad sellise toetava nagu mugavustsooni, sest et tema natuur tegelikult loob sellist soojust ja kergust ja annab sellise turvalise koha või turvalise tunde teistele inimestele. Kui sa oled sündinud ahviaastal ja sa oled lõvi, siis sa oled kõige rohkem tegelikult lõvilike iseloomujoontega, sellepärast et Hiina astroloogia järgi on lõvi võib viia paralleeli tegelikult ahviaastal sündinutega, sest ahvil iseenesest on ka väga palju sellist rõõmsameelsust ja julgust midagi eest vedada ja olla siis teistele inimestele olemas, et kui sa oled näiteks jäneseaastal sündinud lõvi, siis sulle ei meeldi see tähelepanu, et sealt jänese energeetika Hiina astroloogias tõmbab kohe selle lõvi tähelepanu vajadus nagu madalamaks, mis tähendab seda, et ka loeb see, millisel aastal sa oled sündinud, ehk siis millisel Hiina astroloogilisel aastal. Ja sealt saab ka sellise täpsema selgituse, et kes sina oled, et kui sa oled lõvi. Lõvi sa võid olla aeg-ajalt ka natukene laisk. Sul tulevad sellised momendid, kus energia kaob totaalselt ära, kus sul on vajagi näiteks kas päeva vabaks võtta või siis tundide viisil lihtsalt omaette olla ja puhata, eriti veel inimestes, kuigi sulle meeldib inimestega koos olla ja sotsiaalne olla, siis aeg-ajalt käivad sellised jõnksud sinu energiast läbi. Alati neid kuulata ja puhata ennast siis välja, sest need on need hetked, kus tegelikult sulle enda intuitsioon annab märku, kus sa oled siis andnud liiga palju välja teistele ja siis sul on aega vaja iseenda jaoks, et sul tuleb kindlasti see ära märgata enda puhul. Sul on loomulik anne juhtimiseks, mis tähendab seda, et kui vaja kellelgi midagi teha, organiseerida, kuhugile minna, siis sina oled see, kelle pea ja aju töötab nii kiiresti, et võiks seda teha, sinna minna. Sulle meeldib, kui asjad on organiseeritud hästi, kui asjad on selged ja kõik saavad ühiselt sellest kõigest aru, nagu sellest millegist aru, kui sa teed midagi kellegiga koos. Sinu jaoks on see klaarsus, see selgus on nagu äärmiselt oluline. Sa võid tihtipealegi minna endast välja siis, kui inimesed ei taha mõista sind või ei taha selgitusi anda sulle või selgust luua, siis see ajab sind endast välja. Selle asemel, et endast välja minna, selle asemel hinga ja lase vabaks, sellepärast et me kõik oleme erinevad, meil on erinev astroloogia, meil on erinev numeroloogia, me oleme unikaalsed. Sinu eesmärk selles elus on õppida valitsema enda väga suuri domineerivaid nagu omadusi, nagu iseloomujooni, ehk siis sul on ülivõrdes kõik, sa võid olla üliofooriline, sa võid olla ülikülluslik, ülilahke, aga samas, kui sa lähed tasakaalust välja, ehk siis midagi on sinu elus, mis põhjustab sulle stressi, on võtnud ära sinu tasakaalu, siis tähendab seda, et sa lähed teise poole selle energiaga ülivõrdesse, sa võid olla ülidomineeriv, ülivaikne, eemale tõmbunud ja kui sa tunned mingil tasandil, et sa oled ülivõrdes negatiivses võtmes, kas ülemõtlemine, siis see on esimene märk sellest, et sinu tähtkuju energeetika on tasakaalust väljas ja sul tuleks sellega tegeleda, ehk siis küsid iseenda käest seda, mis põhjustab mulle siis sellist stressi või problemaatilist mõtlemist või siis teine viis, kristallidega ennast tervendada, panna viirukid enda aura välja suitsema ja puhastada näiteks ennast Palo Santoga, et kindlasti tee seda, sellepärast et maailm vajab külluslikku, täisväärtuslikku ja enda ülimas unikaalses energias sellist positiivset lõvi. Kui sina oled tasakaalus, siis maailm sinu ümber on tasakaalus, me vajame sind. Lõvi, kõik sinu lähedased on sinu kaitsel. Sa tunned väga suurt vastutust teiste inimeste suhtes. Kui sinu kõrval on keegi, sa tunned, et sina oled ka see inimene, kes peaks vastutama kas ta tegude eest või tema oleku eest. See on sinu jaoks hästi oluline, et ta funktsioneeriks hästi, et tal oleks kõik suurepärane. Aga aeg-ajalt võib see nii-öelda kontrollivaks saada. Ja
ja sellisel juhul tuleb iseendale nagu otsa vaadata ja öelda, et tuleks nagu tagasi tõmmata selle kontrollimusi, lasta nagu teistel ka ise nagu otsustada ja toimetada, aga see on armas sinust sellepärast, et sa oled hooliv, sa hoolid ja sa soovid, et nendel hästi läheks. Ja kui kellelegi on see hoolivus liias, siis sa saad talle öelda lihtsalt seda, et vabandust, aga ma olen lõvitähtkujust, mulle meeldib armastada niimoodi, mulle meeldib hoolitseda. Lõvi sinu sees on piisavalt suur ambitsioonikus, et selles elus tegelikult millegi suuremaga hakkama saada, võib-olla kui sa oled endale ette eesmärgiks võtnud. Päikesemärgilt on sinule antud päikesejõud ja päike on see, mis aktiveerib inimese liikuma edasi tuleviku poole, looma midagi, olla innovaatiline. See on kõik sinu tähtkujus energias olemas, et kui sa vähegi võtad endale mingisuguse mõtte, et sa lood midagi, siis tegelikult sinu tähtkuju jõud juba toetab sind sellel teekonnal. Ja loomulikult sa saad seda õnne ka suurendada näiteks päikesekiviga, mis toob nii rõõmsameelsust, optimismi, kirge, tööedu sulle lisaks juurde veel. Lõvi, sa oled üdini iseseisev inimene. Sul ei ole mitte mingisugust probleemi teha ise miski otsast lõpuni ära. Sul ei ole vaja selleks teisi inimesi kõrvale, aga sa naudid seda, kui sinul on seltskond, on kaasteelised, kaasabistajad, sa naudid seda kõike, kui need inimesed sinu ümber on, aga sul on antud see iseseisvus. Juhul, kui sa oled iseseisvuse mingil põhjusel ära kaadanud või sa ei ole seda leidnud ülesse, siis see on sinu elu eesmärk kindlasti selles elus see energia saavutada, sellepärast et sa ei ole sündinud niisama lõvina. On põhjusega. Sinu sünd on saatusesse ette kirjutada, ette määratud. Kui sa oled sündinud lõvina, siis nii või naa, sa pead ära õppima selles elus iseseisvuse, rõõmsameelsuse, optimismi nagu üleüldiselt. Lisaks sellele ka teistest hoolimise ja midagi ka sellist selles elus ette võtta, millel on väärtus inimestele nagu edasiandmiseks, ehk siis ükskõik, mida sa teed selles elus, et see oleks väärtuse looja. Kui sa seda energiat selles elus ära ei tee, ehk siis ei õpi neid asju ära või ei ole juba jõudnud sinna, siis tegelikult see ülesanne jääb täitmata. Ja sellepärast ma sulle seda räägin, et sa saaksid juba rohkem võtta suunda sinna poole, et ennast siis veelgi suuremasse rõõmutundesse treenida, veel rohkem anda välja maailmale midagi ja leida siis täielik selline iseseisvus üles. Lõvi, sa oled väga sihikindel. Päike on andnud sinu tähtkujule ülima sihikindluse, mis tähendab seda, et kui sina oled enda jaoks midagi pähe võtnud, siis sa lähed lihtsalt ja teed selle ära. Sa lihtsalt lähed ja teed selle ära. Kui sa soovid veelgi rohkem teada saada iseenda tähtkuju kohta, mõista iseennast paremini ja enda eluteel veelgi paremaid valikuid teha, siis ma hea meelega ootan sind enda veebisessioonile või siis ootan sind Saaremaale koha peale külla.